Ja kallis taevane isa, me täname, et me võime olla vabana ja julgetena täna sinu püha trooni ees. Et sa oled ostnud meid, Jeesus, oma kalli hinnalise verega. Oled ära pesnud ja kinni katnud kõik meie võlad ja üleastumised. Me võime täna selles paigas olla sinu ees sellistena, nagu oleme. Teades, et see ei ole meie õigus, vaid sinu õigus, issa. Teades, et Jumal, sina oled teinud seda meie eest. Teades, et meil on nüüd elu ja seda ülirohkesti. Me võime olla sinu ees ja paluda, Jumal, et sina võiksid täna elada meie keskel läbi meie kiituse ja ülistuse. Et sina võiksid, Jumal, saada au täna selles paigas. Et sinu nimi võiks olla kõrgeks tõstetud. Tänu sulle, et me võime täna leida hingamist ja rahu sinuga koos olles. Ja tänu, et Jumal, sa oled pannud elava sõna meie südamesse. Meie oleme nüüd elavad evangeeliumid, Jumal. Tänu sulle ja kui me ka täna kuuleme sinu sõna, ma tänan püha vaim, et sina teed elavaks selle meie jaoks. Tänu sulle, Jeesus. Kinnita igat ühte siin selles paigas. Liigu püha vaim meie südametes. Ainult sina saad, Jumal, teha seda, mida meie ei suuda ja ainult sina, Jumal, saad teha ka need elavaks need sõnad, Jumal, mida sa oled rääkinud. Ainult sinu sees on elu. Tänu sulle, Jeesus. Hinga püha vaim meie üle. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Issa. Oma südames, mis saad, Jumal, vaatame sinu peale ja kiidame, ülistame sind. Sa oled väärt seda, Issa. Sa oled väärt seda, Jumal. Võta vastu täna meie kiitus ja ülistus selles paigas. Ilmuta, Jumal, iseennast. Me tahame kohtuda sinuga. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Halleluja. Isa, sina tead, mis on meie vajadused ja sa oled tõotanud, Jeesus, et sa täidad need kõik oma auhiilguse rikkust mööda, Isa. Sa tead, Jumal, mis on kõige olulisem praegu meie elus ja Jumal, kui kellegil on siin praegu selles paigas eriline vajadus, siis Jumal, me tõstame selle õe ja venna sinu ette ja palume, Jumal, et sa ilmutaksid iseennast talle. Me täname, et sa annad tarkust. Me täname, et selle sees võib olla rahu, sest sina oled, Jumal, meie varustaja. Tänu sulle, Issa. Tänu, Jumal, et me võime, Jumal, kõik oma vajadused lihtsalt sinu ette tuua praegu. Ja me täname, Issand, et sina oled see, kes on tõotanud ja sina oled see, kes viib need tõotused ellu. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Amen. Ole hea, võta istet. Aitäh teile muusikud võrratu ülistuse eest. Kuidas teil läinud on?
Tänu Jumalale, ikka tänu Jumalale. Kas keegi mäletab, millest Tarmo rääkis möödunud pühapäeval? See on alati hea meelde tuletada, mida Jumala sõna või mida Jumal kogudusele ütleb, et mäletate, et selles on igavene elu. Milles on igavene elu? Et me tunneksime Jumalat ja tema ainsat poega Jeesust Kristust. Et meil on lähedane suhe temaga. Amen. Selles on meil igavene elu. Ma tahan täna jätkata teemal Jumala tahe. Ja tegelikult see fookus täna on Jumal viib ellu oma tahte. Ma siin mõned pühapäevad tagasi jagasin siis Jumala tahtes olemisest ja ma rääkisin siin kirjast roomlastele 12 peatükki ja lugesin 2 esimest salmi ja ma alustaksin ka täna sellega natuke kordaksin seda möödunud korra oma mõtet ja siis tuleksin selle tänase teema juurde täpsemalt tagasi. Aga alustuseks ma loen siis roomlastele 12, salmid 1 ja 2. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks ja olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Aamen. Nüüd ma usun, et sa oled oma elus tähele pannud, et Jumala tahe on hea ja meelepärane, täiuslik. Ja kui sa ei ole sellest täpselt aru saanud, siis küllap Jumal teeb selle selgeks, mida rohkem me käime koos Kristusega, seda rohkem me seda kogeme. Amen. Ja ma usun ka, et paljud meie seast on jõudnud sinna paika, kus me mõistame, et väljaspool Jumala tahet tegelikult ei olegi midagi head. Et kes on siis proovinud oma tahet nii-öelda ellu viia või sageli elus me põrkame kokku Jumala tahte, meie tahe ja Jumala tahe mõnikord ei lähe kokku. Ja üsna sageli on see häda meile, et me valime ja püüame siis oma tahet ellu viia, aga lõpuks me näeme, et tegelikult see ei tööta välja kuidagi. Aga hästi. Ja tegelikult Jumala tahe on sinu ja minu jaoks alati hea meelepärane ja täiuslik, pole midagi paremat. Kuid nagu siin kirjakoht ka ütleb, et see eeldab, et meie elud muutuvad. Ja kui me kasvame Kristusis, siis me õpime tegelikult vahepeal oma vigadest, aga üsna sageli me peame lihtsalt usaldama. Mõned vead on liiga suure hinnaga, et vigadest õppida. Ja nüüd see sõna muutuma on siis kreeka keeles metamorfoo, et see tähendab transformeeruma ja see tähendab, et me peame muutuma nõnda, et meil oleks täiesti uus kvaliteet. See nagu siis liblika röövikus saab ühel päeval, ta muutub liblikaks. Nii et see on täiesti suur, täiesti, ometi on see samune nii-öelda olevus seal olnud, aga ta on saanud täiesti uue kvaliteedi. Nii et ka meie ihud on täpselt samuti, kui me saame Kristlasseks, meie ihud üle öö ei muutu, aga meie sisemusest toimub sisemine muutus. Ja see transformeerib meid või see muudab meid nagu röövikutest liblikateks. Nii et siin kirja kohta ütleb, et see metamorfoos toimub meie meelte uuendamise teel ja see nõuab ka, et meie eesmärgid muutuvad. Nüüd nagu siin kirja kohta ütleb, et praeguse aja mugandumine või see mõtteviis, see on mina keskne. Need eesmärgid on sageli seotud, maailma eesmärgid on sageli seotud, kuidas mulle hästi läheks. Loomulikult me soovime, et kõigil läheks hästi, aga kuidas mina sellest kasu lõikaksin. Ja põhiline see fookus on alati mina. Aga nüüd see peab asenduma siis Jumala keskse eluga. Nii et tähtis ei ole niivõrd, mida mina tahan,
aga seda, mida Jumal tahab. Paulus ütleb Galatlastele 2:20. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Nii et need on sügavad sõnad ja sageli me ei koge seda või ei tunne seda oma elus, et see nõnda toimib. Aga ometi see on niimoodi, kui me anname end Jumala kätte. Nii et Jumala lastena ei ole enam mina oma elu keskpunktis, vaid Jumal ja tema tahe. Nüüd ei tohiks enam mina juhtida oma elu, vaid Kristus, kes elab minus ja tahab, et tema eesmärgid ja tahe sünniks minu elu kaudu. Nüüd ma tõin möödunud kord välja ka taoline jumalakeskne elu teostub minu elus, kui ma pühendan oma elu Jumalale ja tema eesmärkidele. See on siis minu meelte ja hoiakute muutumise protsess, see ei toimu üleöö, see on nagu metamorfoos võtab teatud aja, see ei toimu üleöö, kuid see toimub, siis ma tõin välja läbi 2 erineva pühendumise, tegelikult mis on meie üks käimine koos Jumalaga. Esimene oli siis läbi pühendumise tõele ja Piibel ütleb, et ainus tõde on Jumala sõna või ka Jumala vaim, Jeesus Kristus. Jeesus ütles need sõnad, et lihast ei ole mingit kasu, meie padusest loomusest, vanast loomust ei ole mingit kasu. Liha või see vaim on, kes elustab. Ja siis ta ütleb, et minu sõnad on vaim ja elu. Amen. Ja samuti Johannes 17:17 Jeesus palub taevast Isa oma järgijate pärast, ütleb, et pühitse neid tões, sinu sõna on tõde, see on alati tõde. Isegi kui me seda vahepeal ei tunne oma meeltega või oma ihuga. Johannese 8:31-36 Jeesus ütleb siis oma järgijatele, siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnast, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori jääb majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ma usun, et see on meie kõigi südame soov, sinu ja minu südame soov, et me oleksime oma padusest elust vabad, et meie fookus ei oleks enam mitte minu enda tahe, vaid minu fookus oleks Jumala keskne, mis toob ka minu ellu siis Jumala igavikulised eesmärgid ja see kannab lõpuks ka vilja minu elus. Igavest vilja. Nii et me kõik tahame ühel päeval, kui me seisame Jumala ees, tahame, et me kuuleme neid sõnu, mida Jumal ütleb, et sa hea ja ustav sulane, hästi tehtud, tule oma issanda rõõmusse. Tahad sa neid sõnu kuulda? Amen. Nii et tegelikult Jumala sõna tunnetamine, tundmine minu elus, see ei tähenda teadmised. Ka teadmine on oluline, aga sellest on vähe. Jumal tahab, et me tunneksime teda. Ja selle tundmise, äratundmise ja tunnetuse kaudu see vabastab meid tegelikult kandma või teha Jumala tahet ja kandma ka vilja selles. Ja sellest ka ütles, Tarmo rääkis möödunud kord, et see ongi igavene elu tegelikult, mis meile on antud. Nüüd teine, siis esimene oli läbi pühendumise tõele ehk Jumala sõnale. Teine pühendumine on lähedasele ja eluandvale suhtele Jumalaga. Nad on omavahel seotud, aga seal on erinevus. Nii et see toimub läbi palve ja õppides Jumala häält kuulma ja sellele kuuletuma. See tähendab tegelikult, ma otsustan iga päev võtta kvaliteet aega koos Jumalaga olles. Isegi kui on kiired ajad, kus kõik kasvab üle pea, siis ma usun, see ongi aeg, kus sa peadki leidma koha ja aja, kus sa oled koos Jumalaga ja usaldad need asjad kõik Jumala kätte. Või leiad kas Jumala sõnast või koged oma südames, et sinu üle tuleb rahu ja sa koged, et see on Jumala tee, see on Jumala viis, see on Jumala lahendus.
Nii et lähedane suhe Jumalaga eeldab, et ma õpin Jumalat usaldama kõigis oma eluvaldkondades. Õpetussõnad 3. peatükk 5 ja 6 salm. Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistmisele. Kui sageli meie arusaamist ja mõistmised põrkuvad kokku tegelikult Jumala tahtega. Meil on raske aru saada, kuidas nõnda Jumal sa toimid, aga Jumal toimib sageli sellisel viisil. Ja ta edasi 6. salm ütleb, õpi teda siis Jumalat tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Me kõik tahame käia tasasel maal. Me ei taha läbi üle kivide ja kändude ronida. Me tahame käia tasasel ja kuidas öelda, sirgel teel. Nüüd keegi on ka tabavalt öelnud, Jumala usaldamise saladus peitub Jumalaga nõustumises, talle alistumises ja sõnakuulelikkuses. See on minu otsus, et ma teen seda. Nii et taoline eluandev suhe Jumalaga vabastab mind tavaliselt murede, kartuste ja kahtluste koormast ning aitab mul kasvada eriliseks inimeseks. Nüüd mida ma mõtlen selle all, et me oleme kõik tavalised inimesed, aga mis meid eriliseks teeb, on see, et Jumala vaim elab sinus ja minus. Ja Jumal tahab, et me oleksime tema mehed ja naised. Nii et kellele tõesti on pandud tema nimi ja kes kannavad enesega siis Jumala headust ja au. See on Jumala soov. Nüüd kokkuvõtteks siis niisiis Jumala tahe sünnib mu elus, kui ma pühendun tõele Jumala sõnale ning eluandvale ja lähedasele suhtele Jumalaga, õppides seda usaldama ja talle alistuma. Nüüd ma ise mõtlesin selle üle aga võib ju küsida, et aga millal siis alistuda Jumalale ja millal siis võidelda kuradi vastu. Kõik olukorrad ei ole Jumala poolt antud. On ka olukordi, mida kurat tahab sinu ellu panna. Mida siis teha? Et millal Jumalale alistuda, millal kuradiga võidelda? Õigus järjekordselt. Kõigepealt alistu Jumalale, siis see. Täpselt, Tarmo, sa oled ära tabanud. Et Jakobuse 4.7 ütleb, alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nüüd see põhimõte on selleks, et esiteks mul tuleb õppida alistuma Jumalale, siis ma suudan vastu panna ka kuradile. Ja nagu Martin siin ühes jutuses ütles, et tegelikult vaim ja Jumala vaim ja minu lihalik loomus on alati teineteise vastased. Ma ei saa oma lihaliku loomusega oma liha ära võita. Et ma olen võitma vaimulikke lahinguid üksnes siis, kui ma olen õppinud Jumalale alistuma. See on see põhimõte. Nüüd ma tulen siis, ma ei taha väga pikalt teha, aga nüüd ma tulen selle juurde, et Jumal viib oma tahte ellu. Ja ma selle kirja koha olen võtnud Pauluse kirjast Filiplastele 2. peatükk ja salmid 12-16. Nõnda siis, mu armsad, otse kui te olete ikka olnud kuulekad. Ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd mu äraolekul. Valmistage endile päästet kartuse värinaga. Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, peatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas, pidades kinni elusõnast. Nii et siin see kirja kohta ütleb, et läbi Jumala kartmise ja alistumise Jumalale ja kuulekuse me valmistame endile päästet. Kuidas nii? Jeesus on meid päästnud. Ta on meid päästnud, aga me peame õppima, kuidas selles päästes elada, on see nõnda. Seda välja elada. Nii et selle protsessi käigus meie hoiakud muutuvad. Ja tegelikult need hoiakud muutuvad nõnda,
et ma tahan ja toimin Jumala tahte järgi. Nii et ma ei taha, et minu tahe enam sünniks, kuna ma olen aru saanud, et Jumala tahe on hea ja parim. Siis ma tahan, et tema tahe sünniks. Nüüd tõsiasi on ka see, et paljud inimesed püüavad Jumalani jõuda, teda leida ja talle meeldida oma püüdluste läbi. Ja ma usun, me kõik oleme seda teinud. Teatud eluvaldkondades. Mõned eluvaldkonnad on meil kõigil lihtne usaldada Jumalat, jätta need asjad Jumala hoolde või teha, mida Jumal ütleb. Aga mõned asjad võtavad võitlust meie elus või võtavad aega, et me sellest läbi närime ja läbi nii-öelda võidu saame sellele alal. Kuid meie elumuutuste autoriks, mida Jumala sõna ütleb, et tegelikult ongi püha vaim sinu ja minu sees. Nii et ma tegelikult usaldan oma elu Jumala hoolde ja tema juhtimise alla. Et ma annan sisuliselt oma elu rooliratta Jumala kätte. See ei tähenda, et ma ei tee ise otsuseid oma elus. Loomulikult ma teen otsuseid. Ja piibel ütleb ka, et Jumal on andnud meile mõistliku meelevaimu. Nii et ma ei pea paluma iga hommik, kas ma lähen täna tööle või ei lähe, kui ma tean, et täna on töö esmaspäev ja mul tuleb üles tõusta võib-olla varem kui tavaliselt. Ja ma pean lihtsalt oma koivad tööle vedama. Muidu ei ole mul ka sissetulekut. Aga see tähendab üleüldiselt, et meie kui Jumala lapsed, me peame õppima andma oma elu rooliratta lihtsalt Jumala kätte. Nüüd nagu ma enne ka ütlesin, et sageli selle Jumala usaldamise ja õppimise teekonnal meie enese eesmärgita tahe põrkub kokku Jumala tahtega. On see sinu elus nõnda juhtunud? Ei tule meelde. Paneb mõtlema. Algul võib sellises olukorras tunduda Jumala tahtmine ebaloogiline või isegi muret tekitav. Ja tegelikult, mis see probleem on, pole kerge kaotada iseenda elu, teatud eluvaldkond, nagu see rikas noor mees, kellest me oleme piiblis lugenud ja kuulnud. Ma toon ühe väikse tunnistuse, et kui ma olin noor kristlane, siis ma mõtlesin, et Jumal teeb mind kindlasti edukaks ja jõukaks ja et nüüd ma hakkan äri ajama. Ja ma tegin äri tarvis pangalaenu ja selle ma sain väga lihtsalt 90ndate keskel. Ja siis ma tegin äri. Aga see äri ei läinud kuidagi. Kas ta just oligi päris äri, aga mingi ettevõtluse taoline asi oli. Ja ma pidin minema poole aasta pärast, kuna see pangalaenu aeg sai täis poole aasta pärast, läksin panka tagasi, palusin pikendust. Ja panga direktor ütles, et jah, väga lihtne, pikendame. Aga see asi ikkagi ei läinud, nagu ma soovisin. Aga ma tean, ma käisin ühes väikses koguduses Võru linnas, Nelipühi koguduses. Ja seal üks koguduse liige tuli minu juurde ja ütles, et Rait, lähme piiblikooli. Ma mõtlesin, see on viimane asi, kuhu ma tahan minna. Aga ma nägin kõige selle sees, et ma püüdsin ja sageli mul oli tunne, kui ma olin õhtuti lihtsalt, olin voodi peal, puhkasin ja mõtistlesin, et Jumal, et kas mul oli see minu korteri tagatisena tehtud see pangalaen. Kas ma varsti pean tõesti kuuse alla ära kolima või? Ja siis ma lihtsalt käisin vahepeal lihtsalt omaette, mulle meeldib metsas jalutada ja käisin metsas jalutamas ja hüüdsin appi Jumala, et äkki tuli mõte pähe, ma ütlesin Jumal, et ma ei suuda seda koormat kanda, võta see minut ära, ma olen nõus ka piiblikooli minema. Ja siis tuli lahendus. Läksid mõned nädalad mööda ja see laen, mis mul oli tehtud, ma läksin muidugi ennast registreerisin piiblikooli, aga see laen oli mul seljas veel. Ja nüüd enne piiblikooli jõudmist ma sain igasuguseid tööotsi.
ja mul isegi see ettevõtluse asi, see lahendati, üks inimene aitas mul selle nii ära lahendada, nii et ma ei pidanud õieti mitte midagi tegema. Nii et kui ma läksin piiblikooli, mul oli praktiliselt laen makstud, ma sain isegi sõpru rahaliselt aidata, see juhtus kõik kuu aja jooksul. Ja siis ma sain aru tegelikult, et jah, pole kerge oma elu kaotada, aga loomulikult, et see pole ainuke näide, meil igal ühel usun on elus näiteid, kus me põrkume kokku minu oma ja Jumala tahtega. Ja tegelikult Jumal näitab ära, et tema lahendus on alati parim. Sa võid pingutada ja punitada ja kui see on Jumal, see ei ole kooskõlas Jumala eesmärgiga, sa võid loomulikult lõpuks minna oma teed. Aga kas see on seda väärt? Amen. Nüüd on ka teine mõtlemine, ja ma olen isegi mõelnud vahepeal, et sageli, kui ma mõtlen, et kui ma usaldan Jumalat, siis minu rasked olukorrad lähevad kergemaks. Mis sa arvad, kas see on tõsi või vale? Vahepeal me oleme raskustes, on niimoodi. Ja keegi ei pääse sellest. Tegelikult see ei ole päris niimoodi. Et tegelikult Jumala usaldamine ei muuda neid raskusi niivõrd, ei tee neid kergemaks, aga see muudab meid, see muudab sind ja mind eelkõige. Ja läbi selle muutuse, transformeerumise, metamorfoosi sinu elus, tegelikult tulevad ka läbi murded. Ja sa võid kinnitada, nagu see roomlastele kiri ütleb, et Jumala tahe on hea ja parim sinu ja minu elus. Ja lõpuks ka olukorrad puutuvad, aga pane tähele, need ei muutu sageli nõnda, nagu sina ootasid. Tegelikult need olukorrad muutuvad palju paremini. Nagu ma tõin näite oma piiblikooli minekust. Nii et Jumala tahe, see on oluline. Ja ka kui oled lahkteel ja mõtled, mida teha, siis alati otsusta, isegi kui sa ei saa aru sellest asjast, kõigest sellest protsessist, otsusta usaldada Jumalat, anda see Jumala kätte. Nii et sageli selle protsessi teel, see nagu piibel räägib, see nagu tulekuumus. Ja selles tulekuumuses küpseb sinust ja minust Jumalale meelepärane ja hinnaline astja, nagu piibel ütleb. Nii et ära usalda, kui sinu tahe põrkub kokku Jumala tahtega on vastuolus, siis ära usalda iseennast, usalda Jumalat. See on minu lühike kokkuvõte sellest. Nüüd mõnikord, üsna sageli, on meil soov, kui me satume raskustesse, siis nendest olukordadest ära põgeneda. Oled sa püüdnud seda teha? Ma olen mitmeid kordi oma elus püüdnud ära põgeneda. Lõpuks ma jõuan ikka sama ämbri juurde tagasi. Ja mul tuleb ikkagi sellest ise läbi või koos Jumalaga läbi närida ja usaldada Jumalat. Nüüd, mis juhtub sellega põgenemisega, sellest olukorrast, kus sa usud, et Jumal juhatas sind sinna, sellesse paika. Ja äkki sa vaatad, et olukorrad lähevad, et kuumaks läheb kõik see asi, hakkab hapuks minema. Et mis siis teha? Sa mõtled, kas sa Jumal ikkagi rääkisid minuga? Et kuidas see nii raske võib olla? Vahepeal mõtled. Aga tegelikult see on Jumala töö sinu elus ja mis juhtub, kui sa põgened sellest olukorrast? Kas siis füüsiliselt või tahad alla anda või mis iganes see võib olla, siis mida sa teed, sa tegelikult tühistad või nullistad Jumala töö oma elus. Sa pead jälle uuesti minema samale õppetunnile, kuskil teises olukorras. Ja see on nagu tegelikult elektrilühiühendus, kui sa paned 2 naela seina, ma loodan mitte paljaste kätega, aga kui sa torkad need seina, siis tegelikult seal tekib lühiühendus ja elekter ei suuda midagi kasulikku teha. Nõnda on ka tegelikult meie elus, kui me ei usalda Jumalat, kui me põgeneme tema eest. Me peame jälle sama õppetundi läbi tegema kuskil mujal, võib-olla teisel viisil, aga sama õppetund. Nii näiteks sellise palve. Jumal, ma ei mõista kõike, mis minu elus toimub, kuid ma olen otsustanud mitte muretseda, vaid ma usaldan sind täna, iga päev, üks päev korraga, iga tund. Nii et see on ka tegelikult tarkus õppida Jumalat usaldama päev korraga. Kogu see protsess on sinu kätes.
ma annan selle olukorra iseenesest sinu hoolde, ma olen otsustanud alistuda sulle ja käia sinu ees sõnakuulelikkuses nii hästi, kui ma sellest aru saan sinu sõna tahte järgi. Ma teen seda kõike sinu viisil. Tegelikult, mis juhtub, on see, et sageli mõtleme, see kartus on see, et kui ma usaldan Jumalat, kas see Jumal ikka tead minu vajadusi? Kas ikka tead, millega ma silmitsi seisan, mida ma tunnen praegu? Aga tegelikult see on päris kindel on see, et Jumal alati kannab hoolt minu vajaduste eest kogu selle muutumise protsessi käigus ja ka ta kannab hoolt ka selle lõpptulemuse eest. Ta teab, mis on praegusel hetkel kõige olulisem minu ja sinu elus. Ja ta tegeleb nende asjadega just minu elus. Vaatamata, kuidas ma ennast selles olukorras võin tunda. Kuid nagu Piibel ütleb, Jumala tahe on alati meelepärane, hea ja täiuslik. Lõpptulemus on alati väga hea. Nii et kui sa tegelikult annad oma elu rooli ratta Jumala kätte, siis ta võib seda teha kõige üllatavam viisil ja sageli teebki seda. Nii et tuleta meelde, kuidas Jumal on varem sinu elus on nõnda teinud. Minul on mitmed korrad tulevad meelde, kus ma olen olnud lahkteel ja kui ma olen otsustanud Jumala kasuks, siis ma olen näinud ka, kuidas Jumal toimib ja see on tõesti üllatav. Nüüd keegi on toonud sellise näite. Inimene ehitab pilvelõhkujaid. Nendel kõigil on inimese loogika, inimliku geeniuse lõhk küljes. Kuid Jumal ehitab pilvelõhkujaid. Jumal on teinud planeedid ja tähed. Kui sa annad oma elu rooliratta Jumala kätte ja kui Jumal toob selles olukorras läbi murde sinu ellu, siis tulemus on täpselt nagu vahe pilvelõhku ja tähe vahel. Inimene ei suuda kunagi tähte järgi teha. Jumal ainult suudab teha seda, mis on tema hoole alla antud. Nii et Jumala tee võib sageli olla hetkel sinu jaoks ebaloogiline või isegi mõistuse vastane. Kuid see on sageli Jumala viis. Sa ei suuda iialgi oma loogikaga või mõistusega selle lahendust välja nuputada. Me sageli püüame lahenduse välja nuputada. Peab nii, läheb nii ja see ongi lahendus. See ei toimi üsna sageli. Loomulikult see ei tähenda, et me paneme mõistuse kõrvale. Meil on antud ka mõistlik meel selle teekonnal. Aga ma räägin üldiselt Jumala usaldamisest. Ja tegelikult vabastav on teada, et ma ei peagi Jumala tahte täitumist ära seletama või ka teiste ees kaitsma. Minu ülesanne on lihtsalt alistuda Jumalale ja teda usaldada. See on see, mida Jumal minult ootab. Nüüd, kui ma räägin siin Jumala usaldamisest, et Jumal viib ellu oma tahte, siis see ei tähenda, ma ei räägi siin passiivset Jumala läbimurde ootamist, kaugel sellest. Nagu Roomlastele 12.1 siin autor ütleb, Paulus ütleb, et vennad, kutsun meid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja tegelikult, kui ma arendan oma suhet või minu suhe Jumalaga lähedane suhe kasvab, siis see toimub ka sageli sellel teel, et ma annan oma ihu praktiliseks Jumala teenimiseks. Ja nagu siin sõna ütleb, et teeni Jumalat oma südame puhtuses innukalt ja ustavalt. Et sageli see on ka üks oluline osa meie elus. Et on asju, mida ainult Jumal saab teha ja on asju, kus ma pean ise aktiivselt olema Jumala sõna kuulekas või kus ja ka loomulikult mõistliku meeleteel tegema asju, mis on vajalikud minu igapäeva elus. Nüüd küsimus, millest sa võid teada, et sa oled Jumala tahtes? Mis on see indikaator või see roheline tuli sinu elus? Esiteks muidugi sa tead oma südames, et sinu elu on Jumala sõna kooskõlas. See on üks asi.
Teine asi, et kui su elu on Jumalaga kooskõlas, siis sa koged oma südames midagi, mida me kõik igaseme kogeda. See on Jumala rahu. Jesaja 26:3 ütleb, kindlameelses hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Isegi kui olukorrad möllavad sinu ümber, siis sinu sees on rahu. Sa tead, sa oled Jumala tahtes. Ja Johannes 14:27 Jeesus ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Sõltumata see, mis, nagu ma ütlesin, sinu ümber toimub. Et sa oled täidetud või ümbritsetud selle Jumala rahuga oma südames. Nõndaks, kas sa usud, et Jumala tahe on sinu jaoks parim? Et ma ei rääkinud konkreetsest Jumala tahtest sinu elus, et see sageli meie annid ja kõik need tegelikult tulevad esile siis, kui sa teenid Jumalat ja samas usaldad teda. Ja muidugi see on aluseks on sinu elav suhe Jumalaga. Nii et lõpetuseks ma ütlen, kui loen kirjakoha Jesaja raamatus 43. peatükk, siit salmist 19-21. Usun, see on, mida Jumal teeb sinu ja minu elus. Jumala sõna ütleb, vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka, ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Sest ma annan kõrbes vett jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest. See on see, mida Jumal soovib, et me elud kannaksid vilja. Ma usun seda siiralt ja südamest. Amen.